Head külalised, Viimsi Artiumi nurgakivi asetamiseni on jäänud loetud minutid. Palume teil välja lülitada enda mobiiltelefonid ja katta nägu teatrimaskiga. Paneme kõik enda head unistused nurgakivi sisse. Me and my bitch took a little trip down to the garden, took a little dip. Oh yeah. Me and my bitch took a little trip down to the garden, took a little dip. Oh yeah. Through the valley of the valley of the shadow of death. That's why I keep a cross on my chest, either that or a vest. Do you believe that Eve had Adam in check? And if so, you gotta expect to sip juice from the forbidden fruit. Down to the garden, took a little dip. Apple juice falling from her lips, took a little sip. Aplaus, 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 aplaus! Tere päevast, kallid külalised ja loomulikult tere päevast ka kallis inimene, kes sa istud soojas toas praegu ja vaatad meid interneti teleülekande vahendusel. Hea meelega tervitame kõiki neid inimesi, kes on kogunenud ka siia Randvere D20 aadressil ehk siis Viimsi Artiumi aadressil. Ja meie põhjuseks täna on loomulikult see, et me asetame nurgakivi sellele uhkele majale, mis on tegelikult, mis siin salata juba ette ruttavalt võime öelda, et Euroopa üks uhkemaid väike omavalitsuse kultuuri- ja hariduskeskusi. Ja alustasime tänast päeva sellise ajarännakuga, nimelt me sümbioosisime tänapäeva ja ka tulevikku. Tulevikust olid siis need noored vahvad JJ Street tantsijad, keda juhendab Kerli Tuur, ja praegune hetk oli ikka veel see pooleli olev peasaal, aga kui te natukene lülitate sisse oma fantaasia, siis te kujutate ette juba, et ka tulevikus need noored vahvalt tantsivad valmis saanud lavadel siin peasaalis Artiumis. Ja et mitte pikalt venitada, alustamegi tänase tseremooniaga ja esimeseks ma paluksin siia Viimsi vallavolikogu esimehe härra Taavi Kotka, kes siis räägib meile natukene oma mõtetest, mis seonduvad selle uhke majaga. Tere siis kõik siinviibijad. Uhke sissejuhatus oli, et loomulikult, kui me koondame siia sisse kogu oma kultuuri, teatri ja muud head soovid, siis tuleb sellest üks uhke keskus. Aga ma hakkasin mõtlema täna selle kõne peale, et väga pikalt rääkida ei tohi, et ehitamine. Ehitab ju ikkagi ehitusettevõte ja teeb seda professionaalselt ja ehitusettevõte suur tänu teile selle eest. Et ikka inimesed ehitavad, kodu ehitavad, Euroopa Liit ehitab, Rail Balticut, Eesti ehitab, aga kelle raha eest? Euroopa Liidu raha eest, riigi raha eest, investorite raha eest. Ja ma arvan, et selle Artiumi puhul kõige erilisem asi, mida me ei taju, on see, et seda maja ehitatakse kogukonna raha eest. Ehk siis see on meie maksud, meie raha, riigi osalus selles projektis on alla 10%, ehk siis see on tõeliselt suur ehitis, milleks kogukond paneb oma säästud, maksud kokku ja teeb midagi sellist, millest sünnib naeru, rõõmu, kultuuri, palju head ja kõik meie enda, meie oma kogukonna heaks. Ja ma arvan, et see ongi minu sõnum teile täna siin. Aitäh, kallid viimsilased, teile selle panuse eest, et me üheskoos saame luua sellise maja, kus saab olema palju laulu, naeru, tantsu, kunsti ja kõike muud. Suur aitäh! Aitäh Taavile, me jätkame ja järgmisena ma paluksin siia nii-öelda improviseeritud lavale kedagi muud kui Viimsi vallavanemat härra Illar Lemetti. Head viimsilased, austatud Riigikogu liikmed, austatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, kolleegid, ehitajad ja kõik teised, kes siia täna on kogunenud, tere tulemast sellele üritusele. Õigemini väga hea hariduse, sealhulgas väga hea huvihariduse andmine on meie suureks eesmärgiks. Ja selle suure eesmärgi saavutamiseks oleme me lubanud ehitada uue hoone huvikoolidele. Ja Artiumi valmimine on selle eesmärgi ka täitnud, kui see ühel hetkel aasta pärast juhtub.
me näeme Viimsi valda rikkaliku kultuurieluga vallana ja selle eesmärgi täitmiseks on selle hoone ehitamine ja valmimine samuti väga oluline. Nii et täna sellel ilusal talvepäeval on meil siis võimalus panna nurgakivi Viimsi uuele kultuuri- ja haridustemplile. Ma omalt poolt soovin, et see uus keskus pakuks Viimsi lastele ja noortele palju tegutsemislusti, aga et see oleks ka koht, kus on võimalik avastada oma anded ja seeläbi sirguksid siit Viimsile uued tulevikutähed. Kõigile viimsilastele soovin aga seda, et kultuuri poolest, kultuuritegevustest, kas siis ise osalejana või pealtvaatajana oleks kõigil võimalik osa võtta ja et see pakuks paljudele suurt rõõmu. Selleks, et Artium saaks ka üldiselt edukas olema ja nii nagu tava ette näeb, paneme me omalt poolt sellesse ajakapslisse ühe käibel oleva rahatähe, et see nii ka on, siis ma näitan, et siin on ikka raha ka sees, et paneme siia ühe sellise rahatähe ja soovime Artiumile edukat tulevikku. Ka paljud viimsilased saatsid oma soovid ja need kõik soovid me sellesse nurgakivisse ka paneme, aga et nendest soovidest aimu saada, siis Riina, ole hea, loe mõned nendest ette. Ja me paluksime Riina ka siia mikrofoni ette nüüd ilusti. Nii, ma aitan natukene sättida mikrofoniga. Väga hea. Nii suurepärasest elukeskkonnast ning nii täiuslikust kultuuri- ja hariduskeskusest sirgub ilmselgelt palju häid ning väga häid artiste, kunstnikke ja talente. Toetagu Artium kõiki, kel on soovi ja annet. Toogu see maja palju rõõmu nii lastele kui täiskasvanutele, et pillid hüüaks, pintslid sahiseks, tantsusammud müdiseks ja lavalauad nagiseks. Ma loodan, et maapõu, kuhu minu kiri satub, on viljakas ning sellest sünnib uut kultuuri, uut kunsti. Ma loodan, et maapõu, kuhu minu kiri satub, tunneb mind ära ja annab mulle energiat, kui tulen Artiumisse. Saadan soojad tervitused tulevikku. Loodetavasti toob see maja palju rõõmu ja põnevaid tegemisi. Aitäh! Head viimsilased, Viimsi on rannarahva kodu ja nüüd saab sellest Artiumist oma kodu Viimsi huviharidusele ja kõigile kultuuritegevustele. Aitäh! Aitäh, härra vallavanem! Ja nagu ise kuulda võisime, siis vaatamata sellele, et meil on täna siin selline tähtis tseremoonia, kibe töö käib ja siin töömehed tõmbasid ka aparaadid käima, aga tegelikult ei ole saladus see, et seoses Artiumiga on kibe töö käinud juba aastaid ja järgmisena annaksimegi sõna meie kunagisele vallavanemale, praegusele vallavolikogu liikmele härra Siim Kallasele, kelle ajal ja kelle juhtimisel siis Viimsi Artiumi idee alguse sai ja alustati ka ettevalmistustöödega. Head sõbrad, vallavalitsuse tegijad, viimsilased, tõepoolest 3 aastat on ainult möödas sellest, kui sündis otsus, et selline asi tuleb teha ja kui palju on olnud ja on ka praegu teada häid plaane ja ma isegi olen osalenud paljudel heade plaanide arutusel, mis kõik on jäänud paberile või hakanud tohutult venima. Aga täna me oleme siiski uskumatu sündmuse ja siit juba paneme nurgakivi. Mina ütleksin kindlasti suure aitäh ka arhitektidele ja sellele kolleegiumile, kes valis selle projekti. See toimus üksmeelselt
ilma tülideta üldse, mitte suuremate, vaid üldse ilma tülideta, mis on ju suhteliselt ebatavaline. Ja kõik asjad kulgesid, kogu ka selle koha hankimine, ka see kulges ilma suuremate tülideta, kui mõelda seda, et vald ostis ühelt eraomanikult maalapi. Jumal, kui palju me võiksime ette kujutada tänases Eesti ühiskonnas, kui palju selle ümber saaks ikka kisa teha. Aga kõik läks sujuvalt ja tõepoolest väga suur rõõm on olla siin juba sellises kohas, kus mitte ainult, et me paneme nurgakivi, vaid me näeme ka hulka betooni juba püsti ja keskus tuleb ja see on kindlasti väga suur murdepunkt ka Viimsi vallale, et meil on väga uhked koolid, kuna me oleme elanud mõnda aega mujal, siis selliseid koole, nagu on ehitatud Viimsis, mujal palju ei ole. Meil on väga vägev spordikeskus ja meil on siin ka kaubanduskeskus ja nüüd meil on siis tulekul ka kultuurikeskus, et Viimsi muutub aina täiuslikumaks. Ja mul on suur rõõm kõigiga seda võimalust, seda häid soove jagada sellele tulevasele keskusele. Aitäh! Aitäh, härra Siim Kallas! Ja nagu juba härra vallavanem Millar Lemetti ütles, et siis tõepoolest siin majast hakkavad oma teed alustama tulevased Raimond Valgret, võib-olla ka Andrew Lloyd Webberid, miks mitte võib-olla Rembrandtid ja loomulikult ka Hollywoodi superstaarid. Ehk siis nüüd vaatamegi väikese tutvustuse nende huvikoolide kohta, mis juba siis valminud Artiumisse tulevikus kolivad siia. Ehk siis on meil hea meel tulevikus näha siin huvikooli nagu näiteks Viimsi kunstikool, samuti Viimsi muusikakool ja teaduskool ehk siis teadmiskeskus Collegium Erutiones. Nii et vaatame nende tegevusi natukene lähemalt. Nagu videost näha võisime, siis tõepoolest vähemalt 3 sellist huvikooli siin varsti saavad oma toimetustega jätkata ja mis siin salata, et võib-olla peaksin ennast natukene parandama, et näiteks muusika poole pealt me ei pea mõtlema mingisuguste Broadway'de asjade peale, kuivõrd siia tuleb ikka väga uhke akustikaga saal, siis me ei saa välistada, et tulevikus hakkavad inimesed käima hoopistükkis siin kontserditel ja ei sõida kuskile kaugele, et saada muusikalist elamust. Kunstikool saab kindlasti ruumi rohkem ja saab olema meil siin enda kohalik Ermitage või siis Louvre ehk siis kunstigalerii ja teaduskool saab siis väga kaasaegsed instrumendid erinevate katsete läbiviimiseks. Aga see ei ole veel kõik, nagu ütlevad klassikud. Sest et lisaks sellele, et huvikoolid on teretulnud siia huvi- ja hariduskeskuse, kultuuri- ja hariduskeskuse Artiumi igapäevaseid teenuseid ja ruume saavad kasutada ka kõik Viimsis asuvad tavakoolid, ehk siis tavahariduslikud koolid. Ja haridusest paluksimegi siia nüüd rääkima natukene täpsemalt meil abivallavanem Marju Aolaid.
head hariduse sõbrad ja toetajad. Aasta 2021 on Viimsi vallas kuulutatud haridusaastaks ja on väga tähenduslik, et just nüüd saame hoo sisse anda uutele algatustele ja tegevustele. Ja nii nagu haridusaasta loodud logo kunstikooli poolt, mis sümboliseerib koostööd, on ka Viimsi Artium koos loodav tulevik. Aitäh! Aitäh, Marju! Ja kui haridusest rääkisime, siis ka kultuur on väga tähtis ühiskonna osa ja kultuurist paluksime siia rääkima meie teist abivallavanemat Annika Vaiklat. Tere ka minu poolt, kallid viimsilased ja head siinviibijad. Täna me loome kvaliteedimärki hariduse ja kultuurimaastikul. Ma usun mitte ainult Viimsis, vaid terves Eestis. Ja mul on nii hea meel selles protsessis osaleda ja ma olen hästi tänulik kõigile teile, ehitajatele, arhitektidele, poliitikutele, kallitele viimsilastele, kes kõik panustavad selle suurepärase koosloomesse. Minu arust on hästi tähtis see, et kui me täna usume, et me anname endast parima, et siin majas Artiumis hakkavad elama tarkus, rõõm, kõik need head emotsioonid läbi selle tegevuse, mis siin majas aset leiavad, et need muutuksid ajas koos meiega. Tänane päev on näidanud, et meie reaalsus võib muutuda väga kiiresti, et see, mis täna meie jaoks võib olla rõõm ja hea emotsioon, ei pruugi seda enam olla võib-olla 10 aasta pärast. Et see sisu kasvaks ja areneks koos meiega ja see maja, need seinad pakuksid viimsilastele häid emotsioone ka väga pikkade aastate pärast, täpselt selliseid, nagu siis viimsilased vajavad. Aitäh Annikale ja paluksime siia oma tervitusi edasi andma ka maestro Arne Saluveri, kes on nii koorijuht kui ühtlasi ka Haabneeme kooli muusikajuht, muusikaõpetaja. Head sõbrad, see on nii südantsoojendav päev, et väga lühidalt tehes tuleks öelda nii, et inimesi saame me defineerida tegelikult läbi kultuuri ja kunsti ja hariduse. Ilma selleta ei oleks enamikku teist ja meist olemas inimestena. Ja ma isegi mainin paari sõnaga, et mina siia sattumine Viimsisse on seotud sellega, et üks telefonikõne siis koputus Alo Mattiiseni uksele ja nii me kahekesi siia tulime. Tänu Alole muutus maailm ja kultuur muutis meid vabaks. Me oleme täna targemad ja rikkamad ja nii nagu ütles Taavi, tark inimene ehitabki raha eest kultuuri. Kui tal on kultuur, siis tal on ka edaspidi raha. Sealt edasi mõeldes, et need otsused on täna selliseks muutunud, soovin mina ainult seda, et kui nüüd kannatlikult on tekkinud see kontserdimaja unistused, siis see täitumine, millest me oleme rääkinud, ongi käsikäes. Tean, et maailma tippmuusikud, teadlased kõik on ühtlasi tihtipeale väga head kunstnikud. Ole sa Churchill või ole sa Einstein, ühes käes peab sul olema midagi, mis sind inimesena kunstis muudab kordumatuks. Ja unistusena lisan siis selle, et olles tõesti suuremad kui Viljandi, Rakvere ja kõik teised eelarvetelt, maailm on seal, kus on kunst ja kultuur. See ei ole täna Viimsi sündmus, see ei ole ka Eesti sündmus, see on täna maailma sündmus. Meil on täna muusikud, kellel on kodudes Viimsis auhinnad Eesti festivalidelt, konkurssidelt, maailma parimate kontsertsaalide kutsed. Nemad jagavad kutset siia saali esinema üle kogu maailma ja nii tulebki maailm meie juurde. Usun, et siis saame me neid tervitada siin majas ka oma big bandiga, oma keelpilliorkestriga, aga miks mitte ka rahvusvahelise noortefestivaliga, mis noored siia kokku toob, sest 3 aastat tagasi ma mäletan seda, kui Siim Kallas ütles, et tema tütre maailma vaadet avardas see, kui ta sõlekesega mööda maailma tantsis.
selleks tuleb teha Viimsi kodudes asemed valmis, et lapsed üle maailma tuleksid, magaksid, laulaksid, tantsiksid ja et meil oleks mõistlikke mõtteid. Aitäh! Aitäh maestrole! Ja on oma panuse tegelikult sellesse, et Artium mõnusasti valmis saaks andnud ka tegelikult väga paljud need inimesed, keda me praegu siin ei näe. Ehk siis laululapsed, õpetajad, samuti ka on panustanud sellesse Laura Põldvere, Villu Veski, Arne Saluver ja teised ikka väga-väga arvukad inimesed ja on veedetud päris mitmeid unetuid öid ja päevi Viimsi uhkes raamatukogus, täpsemini rääkides siis helisalvestusstuudios ja salvestatud on seal üks väga uhke Artiumi tunnusmeloodia ehk siis fanfaar ja nüüd me saame seda kuulata, ehk siis muusika on Villu Veski loodud Viimsi Artiumi signatuuri originaalversiooni põhjal laiendatud palaorkestrile ja koorile. Selle laienduse kirjutas ei keegi muu kui Ott Kask. Helirežissöör ja oboepartii orkestris esitab meile aga ka kohalolev Lauri Pihlak, nii et daamid ja härrad, pilgud ekraanile ja kõrvad kikki. Mis siin salata, et tuli tegelikult ikka selline mõnus kananaht tuli ihule ja ka vaatepilt oli väga grandioosne. Nagu näete, siis ekraanilt me saame ennast kurssi viia kõikide nende inimestega, kes on siis panustanud sellesse uhkesse signatuuri või fanfaari sündi. Siin said mainitud nii-öelda siis isa Villu Veski koos siis kampaaniaga, aga nagu me näeme, siis neid inimesi oli seal väga palju, kes siis käisid meie raamatukogu helistuudiost läbi ja siis andsid oma panuse selleks, et me saaksime nautida sellist ilusat muusikalist teost ja ühtlasi ka sellist uhket videolahendust sellele. Aga kuivõrd meil on juba jutuks tulnud seda, et tulevikus siin leiavad endal uue kodu siis meie sellised huvikoolid, nagu seda on Viimsi muusikakool, samuti kunstikool ja ka teaduskool ja ka huvikeskus, siis mõne hetke pärast me saamegi vaadata ekraani vahendusel, millised mõtted on tekkinud siis nende koolide juhendajatel ehk siis Urvi Haasmal, Anne Soop-Tohveril, Peeter Sipelgal ja Heidi Kirsimäel seoses üsna peatselt siin juba oma uksi avava Viimsi Artiumiga. Viimsi muusikakool on üks omapärane kool, sellepärast, et ta sündis Eesti NSV tingimustes sisuliselt esimese erakoolina. Selle kooli avas Kiirovi nimeline kalurikolhoos 1977. aasta septembris. Viimsi muusikakool käib praegu 44. aastat. Üks hea muusikakool vajab ikkagi ühte head saali. Ma arvan, et kui seda oskaks sõnades öelda, siis ei oleks seda muusikat vajagi. Jah, muidugi on kahju, aga eks me lihtsalt loodame, et need plussid, mis sellega kaasa tulevad, on suuremad kui miinused. Eks uude majja lähevad ju kaasa kõik õpetajad ja õpilased. See ongi see, mis on kool, et ega kool iseenesest ei ole paljad seinad.
ja selle tõttu mul on küll suur lootus muusikakooli jätkumusse. Ma arvan, et kõik muud unistused on enda teha. Kui see keskkond seda soosib, kui need ruumid on olemas, kui need instrumendid on olemas, õpetajad on olemas, siis ei ole ju miski võimatu. See jõud ja inspiratsioon tuleb ikkagi inimestest, see tuleb õpetajatest, tuleb õpilastest ja kool on üks haruldane asutus selles mõttes, et siin on iga aasta on erinev. Aga mingit selles mõttes stagnatsiooni ei saa koolis üldse tekkida. No kunstikoolil on olnud suur võimalus olla Eesti üks vanimaid lastekunstikoole üldse. Lapsed tulevad kunstikooli sellepärast, et neile meeldib näha maailma natukene teravamalt. Me ei pääse mööda kunstist mitte kuskil, mitte ühelgi erialal peaaegu. Need riided, mis meil seljas on keegi kunstnik neid visandanud, välja mõelnud. Kõik need digivahendid, mis meil käes on kellegi disainitud. Et need kõik on selle praktilise poole pealt, et igapäevane elu ei pääse kunstnikust. Uuelt majalt ootame palju kaasaegsemaid võimalusi. Kindlasti eriti, mis puudutab tehnilisi ja digivaldkonda. Et kuigi Viimsi vald on hulka suurem kui paljud linnad, siis siiani meil ei ole ühtegi galeriid. Kindlasti meie jaoks on nagu hästi suur osa, et meie kunstikooli õpilased ise näeksid erinevaid kunstiteoseid originaalis, aga loomulikult, kui see on nii suur maja, siis on see võimalus ju, kui ta on Viimsi keskuses terve Viimsi valla elanikele, lisaks nendele, kes külastavad Artiumi, ma ei tea, kontserte või muid töötubasid. Et ongi need iga-aastased kunstiõpetajate näitused, kõik need saaks ilusasti sinna galeriisse sisse panna. Need on näitused, mis käivad üle Eesti ja kindlasti Artiumi galeriil oleks oma väärikas koht seal. Ja kui me siis järgmine 2022 saame Artiumisse minna, siis ma arvan, et mida kaasa võtta igasuguse huvihariduse puhul on A ja O, isegi mitte niivõrd füüsiline keskkond, vaid juhendajad. Et kui mul õnnestub kaasa võtta ja need juhendajad, kes täna tegelikult tegutsevad entusiastlikult noortega oma igapäevase töö kõrvalt ja neil on tahe ja soov oma teadmisi ja oskus nendele noortele edasi anda. Et kui need särasilmsed juhendajad tulevad kaasa, need noored, kes täna on huvihariduses hõivatud, tulevad kaasa ja saame ka uusi noori omale sinna ja minu meelest Artiumi näol, kus on koos muusika, teadus, kunst, siis ka see õpilane, kes võib-olla omandab teadmisi muusikakooli õppekaval või kunstikooli õppekaval, näeb, mida teeb programmeerija või näeb, mida teeb robootik või keemik, et tal tekib ka sealt huvi ja tulevikus on küll see võimalus, kus tegelikult nende 3 kooli õppekavad võiksid ja peaksid olema omavahel kuigi palju integreeritud. Ja ma leian, et tänasel päeval on ju Viimsi vald tegelikult ju väga palju panustanud. Ja võtame selle Artiumi kui hoone ja võtame selle sisu, mis sellest tehakse omaks ja tunneme rõõmu ja uhkust selle üle, mis meil on ja mis meil luuakse. Ruume võime ehitada igale poole, selles mõttes teha teaduskoolile, teha muusikale, kunstile, aga just see ampluaa, mis seal on nagu ruumilahendustega loodud, mis ma arvan, ongi nagu hea baas selleks, et tekiks selline erinevate valdkondade laste vaheline sünergia, liikumine, suhtlemine, mille iganes loomine. Et seda tuleb nagu ära kasutada. Et kui me seal suudame seda ära kasutada ja me suudame selle Artiumi panna ka Viimsi valla koolide heaks nagu selles mõttes läbi erinevate kursuste tööle, siis sealt tuleb midagi väga võimast. MTÜ Viimsi huvikeskus loodi 1997. aastal ja on jätkuks Viimsi rahvamajale. Viimsi Artiumit ootame me pikki silmi, kuna praegune Viimsi huvikeskuse saal on väga piiratud võimalustega. Teatrite jaoks on vaja suuremat lava ja paremaid tehnilisi tingimusi. Praegu oleme olukorras, kus me ei saa tuua endale lavale Ugala teatri, Endla teatri ja Vanemuise etendusi, kuna nad lihtsalt ei mahu meie lavale ära.
Viimsi Artiumi 500-kohaline saal, mis on kaasaegse tehnikaga, on kindlasti see, mis annab meile nagu suured võimalused ja Viimsi inimesed saavad nautida väga mitmekülgset kultuuriprogrammi. Siis Vanemuine on kindlasti see, kes sõidab üldse vähe ringi. Et kui ta tuleb, siis ta tuleb pigem Alexelasse. Ma arvan, et need, kes käivad ka linnas Alexelas, need tulevad tulevikus Viimsi Artiumi. Meil on ka boonuseks see, et meil on siin tasuta parkimine, mis linnatingimustes alati tekitab probleeme. Minu unistus on see, et me saaksimegi tuua selliseid suuremaid etendusi ja võimsamaid kontserte siia. 9 aastat tagasi toimus Viimsi huvikeskuses Toomas Hendrik Ilvese diplomaatilise korpuse vastuvõtt. Et miks mitte korraldada järgmine presidendipall Viimsi Artiumis? Vot sellised helged mõtted on siis meie huvikoolide ja ka teiste asutuste esindajate peades ja kui me nüüd tõmbame paralleele mõtteteraga, mis kõlas meil siin eelnevas videos, ehk siis, et üks kool või üks asutus ei ole pelgalt 4 seina, vaid kõige tähtsam osa on ikkagi inimesed, siis ka Viimsi vald tõenäoliselt ei ole pelgalt taristu, majad, mets ja meri, vaid kõige tähtsam on ikkagi meie inimesed ja meie inimesed on suurepärased ning vaarivad parimat. Ja seoses sellega meil ongi hea meel nüüd kutsuda siia ka ehitaja esindaja, sest et ehitaja on meil Nordlini ehitus, ehk siis tipptasemel ettevõtte, kelle kogemuste pagasi kuuluvad ka näiteks ERR-i uudistemaja renoveerimine, samuti hiljuti ehitatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurdeehitus koos Oivalise kontserdisaali ja õppeklassidega, nii et me paluksime tervituseks Artiumi maja ehitaja osaühing Nordlini ehitus juhatuse esimees Ülo Older. Tervist, austatud Viimsi valla juhtkond, hea tellija, head külalised. Mul on siiralt hea meel, et meil õnnestus võita see ehituskonkurss ja sõlmida leping Viimsi rahvale nii tähtsa hoone ehituseks. Ja nagu te näete, siis need tööd on siin ju täitsa hoogsalt käivitunud, töö käib suisa 2 kraanaga ja ma julgen küll väita seda, et me oleme täna tõesti graafikus. See meie varasem kogemus sai siin juba ära mainitud, et ma lisaks seda, et see varasem kogemus, mida me ka siin saame rakendada nende eelnevate hoonetest saaduna, on siis see, et teadmised akustikas, et kui meil valmis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalide ja blackboxide ja klassiruumide kompleks, siis aastal 2019 sügisel küll öeldi, et see on Eesti parim saal, et võib-olla siis tuleb siia nüüd siis veel parem ja tulebki kõige parem. Ma tahan eraldi tänada tellijat, et siiani on olnud see koostöö väga hea. Need igapäevased probleemid ja probleemikesed on lahendatud väga operatiivselt. Ja kõrvalepõikena võin ka seda öelda, et me ei ole siin Viimsis esimest korda ehitamas, et varasemalt tegime teile selle Uuspärte lasteaia ja minu kogemus sealt või mälestused sealt on samasugused, et asju lahendatakse kisa-kärata, kiirelt, operatiivselt ja ma küll ei näe praegu mingit takistust, et me ei võiks siis olla täpselt aasta pärast, ehk siis veebruaris 2022 sealmaal, et me anname selle hoone teile üle ja saame seda hoone avamist siis tähistada sama ülevas meeleolus nagu täna. Palju õnne teile veel kord tänase tähtsa päeva puhul. Aitäh, osaühing Nordlini ehitus juhatuse esimees härra Ülo Older. Järgmisena aga paluksime oma mõtted nurgakivile kaasa öelda vallavolikogu liige ja endine vallavanem härra Jan Trei. Head viimsilased, lugupeetud kohalviibijad. Aitäh. Et olles seotud varasemalt ka valla kultuuri- ja hariduseluga, siis ma võin öelda julgelt, et Viimsis on unistatud juba üle 10 aasta moodsast ja kaasaegsest kultuuri- ja hariduskeskusest. Õnneks on unistustel kombeks täituda, nii juhtus ka selle looga. Ja Viimsi vald on ju võimsalt ehitanud varasemalt häid lasteaedu,
häid koole, rajanud väga hea infrastruktuuri ja teedeprojektid. Ja mul on selline tunne, et see kõik on tulnud pisut just huvihariduse ja kultuurivaldkonna arvelt. Et mul on väga hea meel, et Viimsi Artiumi rajamisega me teeme kõik tasa, mis on võib-olla jäänud pisut tahaplaanile varasemat ja mitte ainult. Ma arvan, et Viimsi Artiumi rajamisega me avame uue ajajärgu, epohhi ja ajastu valla kultuuri ja huvihariduse teekonnal. Nii et mina loodan, et sellest rajatavast hoonest ja majast sirguvad veel rohkem noori talente, kelle me maailma avarustesse saadame ja loodetavasti saab Artemis ka Viimsi kultuurimekka, kus käiakse kultuuripalverännakutel. Et muusad meid saatku, edu! Aitäh, härra Jan Rei! Ja ei ole ju saladus see, et suurte ideede elluviimiseks on vaja aega ja ka väga head koostööd, et järgmisena siis annamegi sõna Viimsi tänase volikogu koalitsiooni esimehele, härra Märt Vooglaidile. Teeb koostööd praegu ja mõtleb uutele projektile, nii et aplaus ka härra Märt Vooglaidile. Ning olemegi jõudnud selle tähtsa hetke juurde, mil me nüüd paluksime taas siia härra vallavanema ja volikogu esimehe ehk siis härra Illar Lemetti ja härra Taavi Kotka, et me saaksime ära täita selle ajakapsli, mis on siia lauale juba valmis pandud, nende esemetega, mis on samuti juba siin laua peal ja loomulikult kõik kohal olijad, kes soovivad midagigi lisada siia ajakapslisse, ka teie hetk saabub. Nii et härrad, alustame täitmist ja nagu ikka läheb traditsiooniliselt nurgakivi sisse infoleht. Selleks infoleheks on meil siis Viimsi teate viimane number, kus on päris korralikult ja pikalt ja põhjalikult juttu ka rajatavast Viimsi Artiumist. Nagu juba tervituses härra vallavanema poolt kuulsime, siis viimsilased, kõik viimsilased said edastada oma häid soove ja mis seal salata, et neid soove laekus meil ikka väga palju ja 12 paremat mõtet ja soovikirja me lisame samuti siia ajakapslisse ja see ei ole veel kõik. Me lisame ka tegelikult ajakapslisse, jah, tõepoolest lisatakse ka raha, käibel olev rahakupüür, nagu me juba nägime, siis ümbrikus on olemas nii ja väga päevakajaline asi läheb ka kapslisse härra Siim Kallase poolt, läheb mask, korduv kasutatav, nii et võib-olla nende sadade aastate pärast, võib-olla mil see nurgakivi taas paljastub ja see kapsel avatakse, tahaks loota, et maske siis vaja ei lähe, aga teisalt jällegi, kui on vaja, siis on hea võtta kohe nii-öelda toimiv mask. Ja lisame ka tegelikult USB mälupulga, mine sa tea, võib-olla aastate pärast keegi isegi ei tea, mis asi see on, aga vähemasti ajal, mil me seda teeme, ehk siis hetkel, on see mälupulk igati päevakajaline ja igati laialt levinud ese, mida siis inimesed kasutavad. Nii nagu ma saan aru, siis ajakapslit on meil täidetud ajakapsel, keerame selle kinni ja me asetame selle nurgakivisse ja nagu te näete, siis nurgakivi ise on ka meil pisut teistsugune, ei ole kandiline, ei ole kolmnurkne, vaid on ikka ilus ümmargune ja on valminud kunstikooli noorte poolt siis käsitööna. Ja sellest samast savist, mis on muide siit samast välja kaevatud, siis kui hakati seda maja vundamenti tegema ja alustati maja ehitustöödega. Ja niipea, kui meie härra vallavalem ja härra vallavolikogu esimees on nurgakivi koos ajakapsliga ette valmistanud, me paluksime kõigil kohal viibijatel siis nüüd moodustada see ilus inimkett ja selle inimketi abil me siis saame selle kapsli saata juba sinna, õigemini siis selle nurgakivi saame saata sinna, kuhu ta asetatakse aastasadadeks, loodetavasti aastatuhandeteks. Kuivõrd ikkagi ehitatakse seda maja korralikult Nordli ehituse poolt, siis ma julgen arvata, et Artium säilib kauem kui näiteks Giza püramiidid Egiptuses. Nii, aga moodustame siis inimketi. Ja ma annan siis esimesena kätte, nii et ja teie võite juba minna valmis seada ennast sinna siis. Nii, kellud võtame ka kaasa, härrad, siin on ju 2 kellut. Need on ka spetsiaalselt tänase päeva jaoks valmis tehtud. Nii, kõik läksid nüüd, jätke mind üksid. Nii, alustame siit. Niimoodi, järjest saadame selle nurgakivi siis asetumispaigani ja seni kuni liigub siis nurgakivi oma asetuspaika, ilusti hakkas ta liikuma. Mõned sellised infokillud, mis siis on seoses tänasel päeval aset leidva tseremooniaga igati paslikud.
Nimelt meie Artiumist on räägitud tegelikult juba väga ammu ja need dokumenteeritud jutud ulatuvad siin ikka aastakümnete taha. Õnneks nagu siis on asi jõudnud nii kaugele, et nüüd on ka töösse läinud ja 2017. aasta valimiste järel saigi lubadusena koalitsioonileppesse juba ära pandudki see, et Viimsi saab oma kultuuri- ja hariduskeskuse. 2018. aastal soetas vald eraomanikelt kinnistu ja sama aasta jooksul toimus rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille võitis arhitektuuribüroo Kava. 2019. aastal valisid viimsilased rahvahääletusel keskusele nime Artium ja teisele kohale jäi siis selline nimevariant, nagu seda oli Klint. Möödunud aastal valiti riigihankega ehitaja ja oktoobris löödi kopp maasse. Hoone süvendist on välja kaevatud 60 tonni sinisavi ja nagu ise nägime, siis nurgakivi, millesse asetiti kapsel, on samuti valmistatud käsitööna sellest samast savist, mis on siit välja kaevatud süvendist. Hoonet hoiavad maapinna küljes kinni 250 12 meetri pikkust vaia ja selleks, et pinnavee surve maja üles ei tõstaks, on siis need vaiad siia maasse löödud. Järgmisel nädalal arutab vallavolikogu maja sisulist tööd organiseerima hakkava sihtasutuse asutamist. Tänavu sügiseks valmib betoonist majakarp. Järgmiseks aastavahetuseks on ka sisetööd lõppjärgus ning paigaldatakse veel sisustust ja mööblit. Kui kõik läheb plaanipäraselt ja nagu ehitaja esindaja veel ütles, siis hetkel kõik asjad on plaanipärased, siis aasta pärast veebruaris toimub Viimsi Artiumi pidulik avamine. Hoone ehituse maksumus on 14,4 miljonit eurot ja lisaks uuele põhihoonele renoveeritakse ka siin samas läheduses asuvad nõukogudeaegsed kütusemahutid ja nende funktsioon saab olema siis väliõppeklassid ja ka planetaarium. Kokku on ehituspinda ligi 9000 ruutmeetrit. Suures saalis on 50 publiku kohta ning 3/4 põrandat ja kogu lava on üles-alla liigutatav, mis võimaldab saali ilmet vaid loetud minutitega tundmatuseni muuta. Kuna kontserdisaal on pooleldi maa sees, siis tagab see erakordse vaikuse ja hea heliisolatsiooni ning loomulikult ka suurepärase akustika. Lisaks tulevad hoonesse veel väiksem kammersaal ja ka black box saal. Artiumi valmimisega saab Viimsi endale esimese kunstigalerii, kus korraldada nii professionaalsete kunstnike näitusi kui ka kunstikooli õpilaste tööde väljapanekuid. Ja kokku on Artiumi hoones ligi 150 erineva otstarbega ruumi. Nii ja kuivõrd meie tänane tseremoonia leiab aset ikkagi üsnagi arktilistes oludes, siis on meie kohal olijad väga operatiivselt ja väga õigesti käitunud, vastasel juhul segu oleks juba hetkel natukene liiga kõva ja ei saaks seda nii mugavalt ja nii mõnusalt asetada siis sinna nurgakivi asetamispaika. Ja niipea kui Villu ka ilusti näitab meile kõigile, et ka tema annab oma panuse nurgakivi paigaldamisse. Ja niipea kui mörtimistööd on meil jõudnud lõpusirgele, me taaskord palume kõigil kohalolijatel koguneda siia meie tseremoonia nii-öelda toimumispaika ehk siis saali. Nii ja seni, kuni lõpetatud need mörtimistöid said ilusti ehitaja esindaja härra Older isiklikult tegi viimased kellutõmbed ja kallid daamid, austatud härrad, teile veel nii palju ka informatsiooniks, et tänase tseremoonia käigus lendas taevalaotustesse, niivõrd-kuivõrd taevalaotustesse, ehk siis ühe kraana külge ka Viimsi Artiumi valguskast, mis jääbki nüüdsest kaunistama Viimsi siluetti ja igal ööl on siis juba kaugelt näha, kus tulevikus saab olema uhke kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium.
No nii, ja nüüd, kui on meil kõik tähtsad tseremooniad tehtud, siis veel kord suurimad tänud kõigil kohalviibijatele, suurimad tänud kõigile asjaosalistele, suurimad tänud ka nendele inimestele, kes vaatasid tänast tseremooniat interneti vahendusel läbi ekraani. Ja kui kõik asjad lähevad plaanipäraselt, siis juba järgmisel aastal 18.–20. veebruaril saame siin Viimsi Artiumi avapidustustel olla juba soojas ruumis, värskete seinte vahel ja nautida tõelist kunsti ja tõelist muusikat. Ning tänase tseremoonia lõpetuseks veel kord paluksime pöörata pilgud meie hetkel veel valmivasse peasaali ja naudime siis viimast etteastet JJ Streetilt. Took a little trip down to the garden. Took a little trip on the road. Took a little trip down to the garden. Took a little trip on the road. Took a little trip down to the garden. Took a little trip on the road. Took a little trip down to the garden. Took a little dip on the road. Took a little sip. Head külalised, Viimsi Artiumi avamiseni on jäänud 13 kuud. Ootame teid Viimsi Artiumi avamisele 18., 19. ja 20. veebruaril aastal 2022. Teie Viimsi Artium.